Martins, this year is second time in this series in Estonia. First time it was unlucky, second time quite certain victory. You controlled the race all the way. Yeah, just save energy till finish because I got also a race tomorrow, so I need some extra energy for tomorrow. Were you confident that you are going to win today, or what are you gonna say about the other guys competing with you? Yeah, the guys are strong on the gravel. I'm not very good on gravel, I think, so I was just sitting in a wheel. I thought I will go away with Tarvis, but one guy catched us and yeah, they start to work against me. Yeah, I know if I will be first in a few corners before when we go off the gravel, then I know I will win. Yeah. Mul läks veidikene viltu ka sõidu keskel, et enne mäefinišit kiire laskumine, sealt ei saanud aru, et peab ära keerama ja panin otse. Ja sinna läks mingi, ma ei tea, minut kaotsi võib-olla. Ja no, aga sain kätte esimesed, aga siis ma arvan, et sinna läks nii palju jõudu, panin magama, et see ei puudu lõpus. No kas oli siis variant Blumsi vastu olemas reaalselt? No ma ei tea, et ongi, et kui ma seda viperust oleks olnud, et siis kindlasti mul oleks rohkem jõudu lõpus olnud, et sinna midagi jäi, et ma ei oska öelda. Aga Blums oli ülikõva täna. Täiesti uus etapp Estonian Cup sarjas. Jaa, et kiire rada oli väga kiire, et niisugune uus maraton, hea jälle uusi kohti avastada, see on hästi, ma pole kunagi Antsas käinud. Oli ikka mägesid ka tee peale või oli niisugune sirge või kuidas see sõit üldiselt tundus? Ei, siin ikka niisugune kuppelmaastik, et tõuse jagusega. Hea vaheldus. It was very fast. I wasn't ready for that speed today. I thought it's usually in Estonia, it's maybe not technical, but a bit rough course. But now it was just gravel.